koolituse teemaks on aruande generaatoriga lihtsa soovitud aruande koostamine. Selleks tuleks minna aruanded ja kas loo kohandatud väljatrükk või kohe aruande generaator. Mõlemad viivad sihile. Järgmiseks võib anda sellele aruandele teatud kategooria, et näiteks raamatupidamisel oleks oma kohandatud aruanded või loodud aruanded kergemini leitavad. Selleks lisa uus aruannete kategooria, tuleks anda siis nimetus raamatupidamise aruanne näiteks. Ja võib anda ka teistes keeltes, et ka sealt oleks avades kohe näha salvesta. Ja lähen praegu tagasi. Et selle tulemusena, kui ma teen siia F5-ga refreshi, siis kajastatakse ka siis raamatupidamise aruandeid. Lisa uus aruanne. Müügiaruanne. Ja paneme toote infoga, et muidu võiks ju kasutada standard aruannet. Seepärast, et on tegemist müügiaruandega, valin tabeli, kus oleks müügidokument, sest tegemist on müügiaruandega, siit saab ma valida siis müügidokumendi üldised andmed ja edasi müügidokumendi rida, sest kui on tegemist tooteinfoga, siis see ju dokumendi päises ei kajastu, vaid ikka ridades. Ja kuna ma tahan tootes saada ka täpsemalt tootekoode ja muud infot, siis määran siia ka toote. Nii võib tekkida mõte, et aga ma valiksin äkki kõik need tabelid, et väga uhke oleks. Omavahel mitte seotud tabelite info valik annab aruannet võttes veateate, antud väljad ei ole kokku liidetavad ja aruannet ei tule. Et need peavad olema omavahel loogilises seoses. Nüüd tootes tahan saada tootekoodi, EAN-koodi, võib-olla ka Intrastati koodi, tootjakoodi, võib-olla ka tootegruppi näiteks. Ja müügidokumendiks valin näiteks arvesaateleht, hoian kontrolklahvi all ja märgin sularahaarve, invoice, krediitarve ja arve, kuna ta tugineb müügidokumentidel. Saan valida võib-olla kliendi, et teha kliendile tuginev aruanne, saan valida konkreetse lao, et oleks võimalik valida aruannet tehes ladusid. Võib-olla tahan ka dokumendi numbrit, kuupäeva saada juba ridadesse ja kindlasti tuleks siis anda ka mingisugune ajaline piirang, et ma ei võta sinna mitte kõiki müügidokumente, vaid ainult teatud ajaperioodis olevad. Ja kuna dokumentidel on staatus kinnitatud või mitte, siis valin, et ma tahan siia kindlasti saada kinnitatud dokumendid ehk väärtus võrdub 1. Et see kitsendus on siis taoliselt antud. Ja järgmiseks võib-olla tahan saada ka mingisugust summat, maksmisi, toote, teenuse infot, kogust, ühikut, allahindlust, netosummat, võib-olla ka rea käibemaksu ja summat kokku. Et sellised väljad. Nüüd
kõik need, mis on siin näite aruandes linnukesega määratud, need siis tuuakse ka konkreetsemalt sellesse aruandesse välja. Lisaks võib neid ridu järjestada näiteks siis järjestuses tootekoodide lõikes ja lisaks võin grupeerida praegu näiteks siis dokumendi numbri järgi ja vastavalt saan siis liita ka kokku kogused, netosumma, käibemaksusumma ja ka reasumma ja vastavalt siin siis kuvatakse, kuidas see grupeering on tehtud. Edasi ütlen ka, et tegemist on siis raamatupidamise aruandega ja salvestan. Ja kohe saangi minna vaatama seda esimest tulemust, vaata aruannet. Saan siis valida kliendi, nagu öeldud, saan valida lao, saan valida perioodi ja võtan praegu jooksva aasta ja vaata aruannet. Ja antud aruanne näeb siis praegu selline välja, kus tuuakse välja tootegrupi info nagu valitud, kuigi selle järgi ei sorteerita, tootekood ja siin praegu siis, kuna dokumendi järgi on ta kokku liidetud, siis on ta järjestatud tootekoodi alusel. Väga paljudel toodetel ei ole EAN koode, seetõttu on siin lihtsalt küsimärk. Toote number ja tegelikult see aruanne on siis lingina, et ma võin nendel sinistel ridadel, kus on joon all, klikkida ja saan selle toote siis toote lahti või dokumendi praegusel juhul lahti, sõltuvalt kus ma klikin, praegu saan toote kaardi lahti. Ja kogused tuuakse siis välja ühik, allahindlus, kui on netosumma, käibemaks ja reasumma ja liidetakse ridade lõikes kokku ning kõige lõppu tuuakse siis kogu summaga kokku ja ridade arv. Antud aruande saab siis laadida Excelisse, klikkides ekspordi Excelisse. Loomulikult seda aruannet võib ka muuta, järjestust võib muuta, grupeerimist võib muuta. Teeme, et me grupeerime nüüd hoopis tükis kuupäeva järgi, mitte numbri, vaid kuupäeva järgi. Ja vastavalt, kuna teenused ei olnud, siis teenused ka eemaldame. Aga muidu summeerime ikka samal moel. Ja salvestan ja teen uue väljatrüki või uue aruande. Jookseb aasta, vaata aruannet ja nüüd ei ole ta mitte enam dokumentide lõikes, dokumendi numbrid on siin erinevad, aga kuupäevade lõikes kokku liidetud. Antud aruande võib koostada ka nii, et ei näidata siis alamridu, vaid ainult koondandmeid. Salvestan, tegemist on täiesti uue laadse aruandega ja vaata aruannet. Ja nüüd näeb aruanne hoopis selline välja, et teatud kuupäev ja summad on siis lihtsalt kokku toodud. Siin muidugi enam selle tootekoodiga palju pistmist ei ole, sest tegemist on koondaruandega. Et seda tuleb siis alati arvestada, et te võite võtta seda sama aruannet koondridadena või alamridadega. Ja taoliselt saab siis kõiksugu piiranguid anda, et praegu me oleme kasutanud siin eelkõige siis kas on vahemikus või võrdne. Iseenesest on võimalik panna ka välja arvatud, on määratud või määramata väärtusi ja teatud väärtuste puhul saab panna ka võrdne
välja arvatud suurem kui ja võrdne, väiksem kui ja võrdne ja on vahemikus. Kui antud aruanne on salvestatud, siis te leiate selle pärast värskendamist siin raamatupidamise aruannete all, aruande pealkirjaga müügiaruanne toote infoga ja järgmine kord võite lihtsalt klikkida sellel valikul ja valida siis näiteks eelmine kuu, vaata aruannet ja saate uue tulemuse. Praegusel juhul eelmisel kuul ei ole midagi toimunud. Aga kui ma võtan nüüd jooksev kuu ja võtta aruannet, siis saan sellise tulemuse. Kui on nüüd vajadus ikkagi seda aruannet veel millegiga täiendada, muuta, eemaldada mõned väljad, siis siin on edit nupp. Saab siin Action Reportsis jällegi selle aruande kujundamise akna ette teha siia muudatusi ja salvestada. Ja kustutamise märgi peal ristil saab siis selle aruande siit eemaldada. Et teda rohkem ei ole, kui aruanne ebaõnnestus või tehti parem variant. Tänan tähelepanu eest!